Väga tore. Hakkame siis pihta. Täna on 6. tund ja mul on suur rõõm teid siin jälle näha. Ja lähme aga edasi. Täna ma panin endale siin, loodan, et teil on kõik küünlad, viirukid ja asjad juba valmis, et see on juba teada, et need peavad olema. Täna mul on küünal ja panin oma difuusori, mis kahjuks nüüd ei töötas. Ma lasin ta maha kukkuda kogemata. Hoidsin siit kinni, oleks pidanud põhjast, aga muidu ta on siuke, pidi ma nüüd liigutama. Igatahes ta oli nii tore, kuni ta katki läks minu pärast. Aga ta siiski töötab ja ma proovin ta nüüd uuesti tööle panna. Vaatame, kas hakkab. Ei hakkagi. Jälle relax. Sa saad nüüd aidata. Tegelikult kui natuke liigud nii kahju, et ei läinud. Okei, las ta olla. Ma proovin. Ei lähe siis. Oleks olnud väga hea. Ma nüüd natuke pusin sellega, sest ma tõesti tahan, et see käima läheks. Las ta olla. Ja kui tuleb rahu, näed, kohe läheb ka. Ja rohkem ma teda siis ei puuduta. Ja siis ta annab sükast mõnust auru, mida ma teile rohkem näidata ei saa, aga täna kastun piparmünti, kuna ma olen ka natuke külmetanud, nii et andke andeks, kui ma vahepeal pean nuuskama. Üldiselt mulle tundub, et ma olen kogu aeg haige olnud tegelikult, kui ma pean seda esinema või midagi olid. Varem olid mingid muud asjad. Et tegelikult meile pannaks kõige suurimad takistused, et me teatud asju ei teeks. Ja läbi selle, et me alati ikka teeksime ja oleksime endas kindlad, tuleb nendest takistustest üle minna. Olla vapper, meelekindel, täis usku, lootust ja armastust. Ja minu jaoks oligi alati see, et kui ma jään nagu haigeks või nagu külmetades, ma nagu mitte midagi ei saaks nagu teha. Ja kuna kui lapsed käivad lasteaias, see toimub väga tihti, siis nagu elu seiskus ja see oli nagu minu suurim õppetund. Aga nii kui kuuled ingleid, tegelikult ükskõik mis on elus olnud. Ingliteraapiat on alati niimoodi olnud, et inglid ütlevad, ei, teed selle ära ja teed sa ime. Alati saad teha, alati saad aidata. Nagu praegu see piparmünt või see ütlesid mulle konkreetselt, et võtta need hääle jaoks siuksed imemistabletid ja joo teed ja ongi hea. Nii, aga hakkame pihta. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Me igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna andeks meile meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au, nüüd ja igavesti. Aamen. Täna ma kohe tunnen enda lähedal, et meid aitab peaingel Gabriel, peaingel Rafael ja peaingel Samuel. Gabriel siis aitab meil olla ühenduses Jumala ja inglitega ja kirjutada, teha ingliteraapiat, ta on õpetaja ja valguses püsimise ingel. Rafael siis tervendab meie hinge, keha ja vaimu ja tänase päeva teema tulebki siis ingliteraapia niimoodi nagu sügavuti, et kuidas me hakkame neid probleeme lahkama. Sellepärast ma alustasin ka täna oma probleemi rääkimisega, et Rafaelil on üks ülesanne nagu teile. Ja siis peaingel Samueli energiat tunnen ma nii ise, tegin selle riietuse tema energias ja soengu ja meigi ja pärast ma isegi tunnen, et täna, et ma tahaks isegi oma teist asja otsa teha siia seda ingli või seda jumalanna energiat, mis ma teen inglise keeles. Ja siis need kaks energiat nagu on ühinenud ja selline
vaatamata haigusele on mul selline powerful, hakkan juba inglise keeles räägima, on nagu sihuke vägev naiselikkuse jumalanna energia. Ja üks asi, nüüd hakkabki pihta rääkimine, oli, mida inglid tahtsid öelda, et mida üldse siin maailmas me peame teadma, nagu esimene samm, kes sa oled. Ja üks tähtis asi on ka omaks võtta, kas sa oled siin mees või naine. Ja mina alati ütlen, et minu ingliteraapia soovib rohkem naistele. Et minu juurde on jõudnud ka mõned mehed, aga mulle tundub, et nad ei mõista seda. Minu ingliteraapia on selline väga asjadepõhiline, naiselik ja neil on nagu natuke teistsugust abi vaja. Muidugi neid huvitab pärast seda, kui see meditatsioon on olnud, aga see on meh ja need küsimused. Aga jah, et naiselikkus on minu elutees. Minu juurde, või keegi on tulnud waiting room'is, kas aitad? On tulnud ka üks naine, noor, kellel oli samasugune energia nagu minul, aga ka temal oli nagu mehi ka aidata sai oma nagu energiaga ja tema siis, talle meeldiski näiteks sõjaväes käia, palju joosta ja samas oli selline hästi, tere, hästi naiselik. Et me pole palju rääkinud, et ära muretse, ma siin kohmitsesin oma selle piparmindi difuuseriga ja vabandasin, et täna olen natuke haige. Vaatamata sellele on väga hea välja, ma arvan. Tänu inglitele, jumalannadele, et täna on siis meiega peaingel Gabriel, Rafael ja Tšamuel ja hommikul, kui ma pesin ja ette valmistasin, siis nemad annavad mulle nagu, mis me teeme ja ma muidkui käisin ja jooksin ja panin kõik kirja. Et üks põhiteema on siis, et teada saada, kas sa oled mees või naine siin elus ja kas aitad mehi või naisi. Et kui ma nüüd natuke, me pärast puudutame ka, et hästi palju täna räägime külluse teest, vaimsuse teest, armastuse teest ja kehast. Ja kui seal nüüd minna külluse tee peale ja meie elu eesmärgis on, et kas me aitame inimesi, loomi, taimi või kivimeid. Et praegu need kristallid on ka siia tulnud, et need on maa sees ja need on teistsugused, tegelikult ongi haldjad, päkapikud, inimesed. Et need suured valdkonnad ja sealt siis edasi läheb see, nagu ma ütlesin, nagu need energiad, et need, mis me kunagi rääkisime, need valgused ja siis kui sealt lähedki nagu edasi, ütleme see pall, seal ütleb näiteks, et sul on elu eesmärk, see näiteks minu puhul on seotud naistega. Et ja siin kursusel ka, et kui algul tulid 777, kui ma vaatasin välja, kui ma näen siit nautasid, et see on ikka minu asi, need numeroloogia. 777, tähendab, ma olen ikka tubli. Ja on seotud naistega, et kui algul tulidki mehed, siis nad pudenesid ära, sest see energia ei sobinud neile ülinaiselik ja õrn ja meeste energia on hoopis teistsugune ja naiste energia on teistsugune. Ja minu juurde ongi jõudnud ka, ütleme, et mis Jumal ütles, et kuidas aidata mehi ja kuidas aidata naisi, selline püha energia on see, et kui naised saaksid abi niimoodi, et näiteks, et kas või kord kuus saaksid need naised, keda sa usaldad ja kelle juures sa julged oma keha nagu vabalt tunda, et põhimõtteliselt see nagu iidsest ajast või niimoodi näiteks, et naised saavad kokku ja aitavad üksteist oma ideedega, inspiratsiooniga, kuidas mõni oskab hästi juukseid teha, mõni küüsi, saad näiteks spaas kokku, räägitakse omavahel oma kehast, lastest, lobisetakse palju, juuakse tervislikke näiteks smuutisid või teesid ja pärast seda võib-olla veel isegi kokteili, et sihuke spaas kokku saada sellise nagu oma sisterhoodiga, oma kindlus, naiste kindlusega, et vanasti oli ka külades, et naised kogunesid näiteks kuskil päevadel, kuskil sinna mäe otsa või et nagu saaks, naised peaksid koos olema, jagama oma nõuandeid. Ja kui need on nagu, need ei pea olema su päris õed, aga need võivad olla siuksed nagu vaimsed õed. Ja see on uus nagu asi, kuhu maailm läheb ja teil soovitan ka, no see ei tule üleöö, isegi mulle ei tulnud, ma proovisin.
ma tegin oma õdedega Sisterhoodi gruppi näiteks Facebookis ja tegelikult see on aidanud alati, et ma tunnen nendega lähedust ja kui meil miski suur mure on, me saame omavahel rääkida. Et näiteks mul on väga-väga huvitav, et aga jah, et mu õed on, üks on täiesti blond, plaatine blond, üks oli nagu India naine ja mina olin tegelikult nagu punane pruun. Demeeter, Terje on mu nimi, Demeeter, punakas pruun ja no palju punast kastanit ja niimoodi talvel läheb jälle tumedaks, see on muidugi värvitud. Ja me olime nagu sellist ja neljas õde on siis nagu oleks Hiina. Talle ei meeldi, kus ta öeldakse, aga ta oleks nagu Hiina. Et siuke 4 õde, et me oleme nagu sündinud nagu blond, tume, nagu vaata Halloweeni ajal tehakse nendest nõidadest, filme või niimoodi. Ja et noh, et see naiste vägi ja naised ja see selline ravimtained, nõiaenergia ja naiste energia on hoopis teine. Ja Rahva ja Gabriel nagu nad rääkisidki, et kõik, mis teie olete nagu kogunud vaimsel teel või mille poole te tunnete, kas ravimtaimed või reiki või mis kõik on osake teie tegelikult vaimse tee väest. Miski pole niisama ja usaldage seda, kuhu poole te tahate nagu minna. See kõik on abiks, et aidata inimesi olla siin ja praegu ja naine. Ja Jumal on ka öelnud seda, et tegelikult Eesti on üks super koht maailmas, ta on nagu süda, siin on need algsed allikad, kui maa loodi, meie allikad, meil on algseid puid, meil on algseid orgusid, meie inimesed mäletavad, ta ütleb muna ja kana lugu, ehk Kalevi ja Linda lugu on meie esimese inimeste, nagu Aadam ja Eeva on pandud, aga tegelikult see esiinimeste lugu, et on pandud nagu talusse ja see on tõsiselt, kuidas meie mäletame või kus meie vanad eestlased, mida tegid ja see rahva tarkus, see on maailmas üks kõige ainulaadsemaid vanimaid uskumusi, et kui te sinna ka sukeldute, kuidas nad ennast nagu tervendasid nagu saunas ja ravimtaimed, käisid metsas Jumalaga rääkimas. See on see tõeline usk, tõeline Jumalaga rääkimine. Inglitele panid nad nagu teised nimed või nagu abilistele, et inglid on nagu energiat tegelikult. Et kui niimoodi minna, siis iga üks nagu ta sümboliseerib värvi ja energiat, nagu me rääkisime, iga tšakras on energia, neil on teatud ülesanded ja nad on tulnud Jumala loomingusse, et inimkonda aidata. Ja mida enam inimkond nagu areneb ja lähevad need detailsemaks, tuleb ka iga osa juurde oma ingel. Aga eestlastel oli ka tuuleingel ja viljakusingel on ja nii oli ka näiteks vanades Kreekades, ütles Kreekas ja seal, et nagu ongi Demeeter oli siis näiteks viljakusingel ja mille järgi mul nimi on ja nii edasi. Aga Eestis see usk on tõsiselt vana, imeline ja neid juuri kindlasti kasutada, et see on üks vanimaid ja imelisemaid säilinud Jumala teadmisi või nagu elu, et seal on head juured, kuhu nagu mida uurida ja mina ka nagu hakkasin seda raamatut ju kirjutama, nagu te näete, seal ees on ka mul see eestlastest ja see oli mulle täitsa uus ja imeline ja ma olin nagu selline, et ma tahaks rohkem välismaal ja Itaalia, et kõik need asjad mind huvitavad, aga kui ma selle teadmise teada sain, siis ma ütlesin, ma olen õiges kohal. Ma olen täpselt seal, kus ma olema pean ja mul on nii hea meel, et ma just Eestisse kehastusin. Ja see on ka üks asi, et olla, see oli ka üks teema, mis me nüüd räägime. Et sa oled siin ja praegu. Okay. Juba läheb nii kanalised vahet ei ole need märkmed, et sa oled siin ja praegu on hästi tähtis. Et nagu ma ütlesingi, mina arvasin, et mul on kuskil mujal, et ma tunnen nagu, kõik on öelnud nagu, et ma olen itaallane või nagu räägin käetega või ma olen nagu teissugune kogu aeg olnud nagu välimuselt ja ma tahtsin Itaaliasse minna väiksest peale. Ja siis ma küsisin oma inglitelt ja väga tähtis ongi, et ta ütles, et jah, seal võid sa puhata, aga siin on sinu töö ja sinu elu. Ja lõpuks, mida elus edasi, Eestis on väga hea tegelikult äri alustada või näiteks meil see e-riik ja kõik edasi ja siis nüüd ongi meil see teadmine sellest Eesti ravimtaimedest, meil on puhas õhk, me ei võime ravimtaimi kasutada ilma, et meid hakatakse mingiteks imelikeks või nõidadeks või milleks iganes, kõik kasutavad, isegi
meditsiinis mul isegi perearst ütles muidki, aga teed ja jõhvikaid ja kõik saab korda, on ju. Et sellega on siin hea ja julge olla, jalutamine looduses, mis me siin rääkisime nagu vaimsuses, tegelikult eestlastele väga omane, et lähme rappa ja lähme metsa, kui meil on midagi vaja ja raske. Ja nii see on, et peame olema siis, et asjad on nii, nagu nad on. Selleks, et hakata kedagi nagu aitama, peab see inimene võtma vastu selle olukorra. Ja ka teie. Iga asi saab lahenduse siis, kui sa paned jala maha. Asi on nii, nagu ta on. Ütleme kas või niimoodi, et näiteks sul kukub klaas maha. Mis on esimene asi? Või näiteks ütlemegi, mis ma näen lasteaias või igal pool, või ma isegi olin ilm süüdistaja. See kukkus selle pärast, et keegi kindlasti oli lähedal või miskit tegi või selle pärast või jumal küll, äkki keegi kuris kuskilt või mind needis praegu. No minu mõtted olid. No ja kõik on alati süüdi, on ju. Nii. Ja siis ohver, et miks minuga alati nii läheb ja issand jumal, ohver on ju, et miks minuga alati nii läheb. Teine asi, hakkam kahetsust, issand jumal, kui seda poleks minuga juhtunud, mul oleks praegu palju parem, ma ei peaks seda praegu koristama. Ja kõik sellist mõtted selle asemel, nagu ingrid alati ütlevad, mis iganes su elus on, kas rahapuudus, probleemid, pane jalg maha, asi on nii, nagu ta on. Ja äris, nagu kui ütleme äriinimesed, nemad on sellega hästi palju, nagu ütleme kaugemale jõudnud äri, et sa ei saa ju tegelikult äri teha. Ütleme, et minu juurde jõudiski näiteks Tallinnas algajaid äriinimesi ja siis ma tahaks, et mu elu oleks probleemida vaba, mitte midagi ei oleks. Mõtlesin, ingrid, aga siis saad vale ala valida. Ettevõtlus on ainult probleemid ja sina pead oskama lahendada neid nii enda kui teiste jaoks. Kui sa oskad lahendada probleeme, oled ettevõtja. Ja nii on ka elus. Sa pead võtma vastu selle olukorra nii, nagu ta on. Paned jala maha, klaas kukkus maha. Ja siis järgneb loogiline lahendus. Ma koristan selle ära ja lähen edasi. Ma ei hakka kahetsema, et see juhtus. Ma ei hakka süüdistama kedagi. Ma ei hakka tahtma, et seda poleks kunagi juhtunudki. Ja siis, kui sa lihtsalt paned lahad, teed seda ära, võivad veel isegi tulla head asjad. Et aga kui nii ongi hästi. Võib inglitelt alati öelda, aga kui nii ongi hästi. Et vahepeal juhtuvad mõningad asjad sellepärast, et hoida ära midagi halvemat. Näiteks kui tee peal alati teil on mingi viivitus ja te palute näiteks enne seda, et te lähete kuhugi ja palute ingleid ja mingi viivitus on, siis uskuge mind, öelge, et kui nii ongi hästi, järelikult see on millekski hea. Et jõuame nüüd selle number 1 juurde, palve, millest ka me alustasime, milleta ei saa ja Ingrid nagu Gabriel soovitab teil ka nüüd, et nagu see tuleb ülesanne, mis iganes teil nüüd ette tuleb. Ongi, ma olen siin, ma olen praegu. Kui sa saad selle veeklaasi ära koristada, füüsiliselt probleem lahendatud. Kui see tundub sulle, ütleme, mingid suuremad probleemid, millele me ei näe lähedust, näiteks mingi maksmata arve või mingi suurem asi, me ei näe ise selle lahendust, siis tuleb appi palve. Iga asja peale. Alustage hommikut palvega ja õnnistage oma päeva. Ärge laske nagu eriti ka nüüd, et niisama asjal minna, vaid õnnistage oma päeva, õnnistage oma lapsi, õnnistage oma lähedasi. Palve on kõiges. Kui teil tuleb päeva jooksul midagi, pange see palve kirja ja palvetage, et sellele tekib kõrgem lahendus. Tänan, aamen, käib alati lõppu. Aamenit ei pea, kui taha, aga tänan alati. Tänad neid ingleid, tänad Jumalat. Õhtul palu Jumalat, palu puhastada kogu oma päev, palu mis iganes sul on vaja, puhasta oma hing, palu, et sa näeks unes midagi imelist, mis iganes sul on vaja eluteel. Pane palve. Et pühenda see nädal nüüd palvele. Palveta iga päev, kas 3 korda päevas, palveta, kui sa kõnnid ringi kellegi eest, millegi eest, mis sul meelde tuleb, kirjuta palveid üles ja pane neid näiteks oma selle taldriku peale või taldriku alla, kui sa ei taha, et keegi teine näeks. Vahepeal on palved väga isiklikud ja neid ei tulegi teistele näidata. Seda on ainult sinu ja Jumala vahelised. Ja
palve on siis see teine samm, kus sa palud, annad vabaks. Ja tähtis on siis anda vabaks ja nagu me ka esimesest rääkisime, et kui on väga raske, need lavendli aluspüksid, mis mul väga raskes asjas aitasid olla valguses ja see lahenes imeliselt ja ma sain kogeda seda, et lõpuks lahenes kõik kõige kõrgemas valguses, kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks. Mitte keegi ei kahjustanud sellest ja kõigile seal läks hästi ja imeliselt, lihtsalt ja kergelt. See on see, kuidas inimestele vastavad inglid. Et oled siis valmis sellest kõrgemaks lahenduseks ja kui see on juhtunud, siis täna ingleid, palud märki või et sa oled teinud palve, siis pane tähele, et sa näed inglisulgesid. Et mul on viimasel täitsa võrratutes kohtades või ma lähen õue, täitsa värske inglisulg on mul trepi peal või ma tulen ja järsku kuskil võrratutes kohtades on inglisulg. Et see on märk, et minu palvele on vastatud, inglid on mind kuulanud ja ma olen ingli energias. Ja see on väga imeline. Nii, ja nüüd me lähme meditatsiooni. Ja ma ütlen, et tegelikult see ingli kaugravi, mis ma teen, on väga sarnane selle reiki energiaga, see valguse saatmine. Et kõik, kes te olete näiteks õppinud reikit või sellega sarnast, siis see on tegelikult väga sarnane, et valguse saatmine. Ja nagu peaingel Gabriel ja Rafael räägivad, et igal inimesel on tegelikult võime saata seda jumalikku valgust energiat kellelgi teisele. Ja see on nii vägev. Rohkem, kui te arvata oskate. Just kui te kellegi teise pärast palvetate. Täiesti enese, et sa ei ole temaga seotud isegi ja sa lihtsalt palvetad tema eest või ütleme ka laste eest on jälle, seal on veel hoopis teine suurem vägi. Et mis iganes tegelikult su lapsega on või lähedasega, kellega sul on suur armastus ja väline side, et sinul on tegelikult kõige suurem vägi seda muuta, inglitele saata ja teda aidata. Nii. Ma ei tea. Sätime siis nüüd ennast, tuleb see tänane meditatsioon ja vaatamine. Sätime ennast hästi mugavalt nüüd istuma. Ütle, kas sa saaksid seda natuke kõrgemale panna, seda, mis filmi? See nagu, mul jääb pool pead ja ainult siin. See ei helista. Et alati peab nagu eemaldama seda kõrgemale ringleiti. Eemaldama need asjad, mis tõeliselt häirivad, siis saab minna sügavale meditatsiooni. Minu jaoks on see üldse täiesti uus olukord ja uued asjad. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Sisse ja välja. Väga. Loe mõttes 8, kui sa hingad sisse. Oleks kõrgemal millegi pärast. Ma tahan, et mul oleks täna näha pea. Tahaks aidata seda tõsta siia peale. Ma tahan, et vaatame, kas nii on hea. Täna ma tahan nii. Ma vaja näidata. Nii. Hinga hästi sügavalt sisse. Ja välja. Kiirkorras täidame ennast valgusega. Kujutame nüüd ette, kõik me oleme päikest täis, valgust täis, üleni valgusega täidetud. Pole ühtegi kohta, kuhu see valgus ei jõuaks. Avame oma kroontsakra, kroonlehe haaval, nagu lootusõis või vesiroos ja meie juures tuleb imeline valguskiir, mis läheb otse üles Jumala juurde.
ja Jumala juurest tuleb imeline valguskiir meie juurde, mis täidab meid üleni jumaliku valguse, armastuse ja tarkusega. Selle jumaliku valgusega saab täidetud meie pea, meie keha, meie kael, meie käed, meie jalad, kõik meie sees. Ja nüüd kutsuge enda juurde peaingel Rafael. Kallis peaingel Rafael, palun tule minu juurde ja aita mind täna. Palun tule minu juurde peaingel Gabriel ja aita mind täna. Palun tule minu juurde peaingel Chamuel ja aita mind täna. Palun, et meie kolmas silm oleks täiesti avatud ja peaingel Saatkiel, kes vastutab selgelt nägemise ja kolmanda silma eest, aitaks meil näha selgelt täna seda, mis meil on ülesandeks. Ja tänase päeva ülesandeks ma palun teil vaadata ja annan teile loa vaadata oma keha. Minu keha tervendus, minu keha. Sest alati peab olema luba, et kellegi keha niimoodi vaadata. Ja see on päris vastutusrikas ja inimesed alati mõtlen, kas sa oled valmis? Ja nad ütlevad, et kardavad, et natuke see on. Sest pole midagi, isegi näed, mina tunnen seda praegu. Luban teil vaadata oma keha ja oma tšakraid ja proovida saata seda tervendusenergiat minule. Kujutate ette nagu energeetiliselt, et minu keha seisab teie ees. Te võite sulgeda silmad ja kujutada nüüd ette minu energeetilist keha ja panna tähele, mida te märkate, mida te näete. Issand, ma kohe, kui te soovite, võite ka siia kirjutada midagi. See meeting chati või siia, et me saaks nagu, kui te midagi märkate, et ma saaks sellest siis nagu rääkida. Igatahes ma tunnen, et see õnnestus, ma tundsin kohe, kuidas mu selg, kolmanda silmad nagu keegi käikski minu sees, on siuke teistsugune energia kohe seljas, selline nagu pai oleks. Peas on, kätes on surin, seda on tõsiselt tunda. Ja kui te midagi näete, usaldage ennast, usaldage, kui see on midagi teistsugust, rahustage, paitage oma keha. Kui teid miski hirmutab, laske see minna. Paluge peaingel Miikaelil, kui te minus näete midagi, et siis võite pärast kirjutada ka, et praegu jah, olete meditatsioonis. Kutsuge peaingel Miikaeli, laske see tume või raske energia ära minna, kui näete mingeid olendeid või midagi, see võib olla ka tõsi. Kui te näete midagi kehas või organid, näete mingit värve või disharmooniat. Tsakravärvid peavad olema väga selged, nad peavad hästi pöörlema. Võib-olla tuleb teile mingi teadmine, näiteks miks ma olen tihti haige või millegi muu ka seoses, mis minu keha on disharmoonias. Mis igatahes teil pähe tuleb, usaldage seda. Te olete kaitstud, hoitud, armastatud ja ma pean teil natuke laskma vaadata. Energia on nii vägev, et mu pea hakkas nagu kõikuma niimoodi edasi-tagasi. Sellest ma tahtsingi seda pead näidata, et see, ma ei tea, kas see jääb näha, aga mu pea hakkas täiesti kõikuma. See energia on nii vägev, absoluutselt kõigil teil õnnestub. Ma hakkan tajuma teie energiat, igatahes te olete jõudnud minuni ja
praegu on nagu rohkem selline uudishimu. Nii, nüüd on kõik selge, te olete minuni jõudnud, ma tunnetan teid kõiki. Nüüd ma annan veel sügavama loa enda sisse vaadata. Ja luban teil, ja nüüd ma pean andma natuke nagu inglaterapeut kliendil, ma pean andma vabaks, ma ei kontrolli. Nüüd ma natukene 2 minutit luban teil täiesti tervendada, vaadata, ma pean kontrolli andma vabaks, teisiti pole see võimalik. Mu silmi taavad valguvad pisarad, ma tunnen nüüd teie tervendust, ma nägin nagu nägemust, et minu juures on palju inimesi, kes nagu energeetilise keha juures, kes puudutavad mind. Ja see on nagu nii overwhelming, et ma oleks puhkanud täiesti nutma, aga kuna ma make it, ma ei saa seda lubada, pool on veel ees. Jah, see kõik on tunda, teil kõigil tuleb välja. Ma tunnen tohutut valgust ja pole seda mitte kunagi varem kogenud. See on ülivõimas, et näed, hulgakesti on see veel võimsam. Nagu inglid kinnitavad, absoluutselt kõigil tuleb välja, te saadate valgust. See valgus jõuab siia ja see on vägev, see on kiirgav ja teil kõik nagu muutuvad korraks nagu inglid on teil selja taga ja see on lihtsalt võrratav. Ma olen nii nagu humble, overwhelming, ma ei tea, miks need inglise keeles tuleb. Aga ma ei saa muud sõnu öelda, see valgus on nii here, et ma ei näegi mitte midagi muud, kui on suur ere valgus. Erinevad valgused sähvivad, on sinist ja rohelist ja lillat. Kohe tunnen, et ma ei tea, kes inimene nime ei tule, aga ma tunnen, kuidas ta tervendab mu kätt, kus oli mul järsku tuleb, annab tunda, mul hästi sünnituse ajal oli siin allergia ja liha sai natuke kuidagi kahjustada, kuna kui panid sinna antibiootikumi ja see siiamaani annab tunda, siis ma nagu tunnen, kuidas ta keegi teist nagu kohe räägib nagu minuga ja parandab seda koos ingliga. Ingel hoiabki tal nagu selja tagant kinni ja muidku õpetab, kuidas seda teha. Ja mu käest muidku läheb see nagu energia ära. Väga tunnen suurt energiat siit pea juurest. Keegi nagu tervendab siit. Ja tuli nagu teadmine lapsepõlve traumast, millest ma polnud ammu enam mõelnud, aga mulle kukkus antel pähe. Õde nägi, et kukkus, ma isegi teadsin ka, aga see antel kukkus pähe. Ja ta mingi kilone kõrgelt kapi otsast, et siin nagu tunnen, et pea läheb kuumaks, täiesti kuumaks ja kellegi käsi nagu ütleb, et seda on vaja tervendada. Siit aidata. Mu kaenglalused nagu lümfid lähevad täiesti nagu põlema. Ma tunnen, et nagu kellegi käed oleks siin. Tunnen kõhus, nagu sa oled sakraalse emakas, nagu kohe nagu jutt läheks, nagu midagi tõmbaks.
peas on nii mõnus surin. seljas nagu keegi keriks mingit traati ära. on üks koht, mis mul alati annab tunda, mida ma alati nagu puudutan ja seal ma näen nagu keegi keriks nagu okast traati ära. nüüd ma näen nagu ingel, Miikael, paneb käe siia, tema siniseid silmi ja see koht hakkas nagu käisuks nagu kuumama, hoiab, tervendab hinge. Nüüd nagu kaitseinglid võtsid kätest kinni, ma näen nagu palju ingleid tuleb, läheb, nad on nagu valged ja väiksemad. Miikaeli käsi hoiab tema sinised imelised silmad. kõikide teie energiat, kõikide teie selja taga on ingel, kes teid juhendab. Kätes tunnen nagu raskud, nagu oleks kätised siin, nagu siin oleks kätised, mida ma varem pole tundnud. ja see nagu oleks nagu raudrüü või nagu sihuke kuldne kätis, mis nagu on ja jääb, et anda nagu tugevust või selline nägemus tekib mul. aga nüüd nagu tekib edasi nägemus, nagu mul oleks raudrüü seljas, nagu siit oleks kuldne raudrüü, tekib jalgade juurde valge keep ja nagu juuksed läheks heledamaks, see loorberi pärg tekib ja nagu hingli tiivad. kõhus tekib suur kuum tunne, kurgus läheb siit ülesse välja, aga samas on hästi nagu lilla energia, tumelilla, imeline, võrratu sihuke tume lilla. tunnen, kuidas enam kõik nagu raskus oleks minult läinud ja ma tunnen selliseid tundeid nagu, mis on väga head ja väga imelised. nagu ma oleks noor 19-aastane, kõige paremas energias. mu käed on kerged, mu keha on kerge, hõljub, mul on nagu ebamaine tunne, nagu ma ei istuks siin, nagu ma ei oleks siin. ja samas mul on nii hea ja maine tunne. nagu kõige parem tunne, kui oled kuskil näiteks laadal või kus ma olen kõige õnnelikum olnud, kõige rahulikum, kõige nagu hoitud, kaitstud ja armastatud ja teadmine, et ma kogesin midagi, mida ma elu sees pole veel kogenud. nagu seda, et keegi teine niimoodi mind aitaks. tunnen väga overwhelming ja inglid ütlevad, et me hakkame nüüd lõpetama. ja inimese paned nagu nii kokku, et nagu näedki, kuidas kõik energia, et kõik oled lõpetanud, kõik valguse saadad ülesse ja hakkad tänama ingleid. paned ta nagu kokku, paned energia kokku, et ei jääks midagi, et sa oled nagu lahti võtnud või midagi teinud, et paned ta kõik kokku, paned energia kokku, tänad ingleid ja nagu võtad käed eemale, eemaldud sellest energiast. tänad ja mina tänan teid kõiki selle imelise kogemuse eest, mis oli tõesti meeliülendav, imeline ja võrratu, mida ma elu sees pole kogenud. ja et nagu mitmekesi, see on hoopis teine ja see oli väga imeline. ja ma tunnen, et see mõjus, igaüks tegi erinevalt, iga energia oli erinev, see oli tuntav, et teil kõigil tuli välja, te olite väga tublid. ja see pole nüüd nohust, vaid see pisaratest, mida ma hoian tagasi, aga mõtlen, ma
tahaks nagu hakata lausa suure häälega nutma, naerma korraga, et need energiad, need värvid, need annavad ka tavaliselt inimesed, keda ma nagu aitan ja keda teie aitate. Need on täitsa loomulikud tunded, mida inimesed tajusid, kuidas nad tajusid ja kuidas näha, kuidas seda võib näha ja paljud ongi näinud. Ja tehke endale pai, te saite väga hästi hakkama, te tegite seda, te olite ingliterapeudid, päriselt tehke, olge vahepeal nagu inglidki ütlevad, pai ka tegelikult aitab seda kroontsakrat meil alati, et olite tublid ja saite super hästi hakkama, päriselt tehke endale pai, alati peab ennast ka innustama, et olite tublid, te saite väga hästi hakkama ja tänage ennast või pange käsi õla peale, tubli olid, suruge kätt. Ennast peab kinnustama, peab tähistama alati igat võitu, et ma olen väga õnnelik, et tegelikult kõik tuli välja. Te saite kõik hakkama. Niimoodi järsku ootamatust. Esimene lase keha tervendamine sai meil tehtud. See muidugi nagu ikka, iga asi tahab harjutamist, vilumust. Omast kogemusest ma tean, et mina tegin alguses nagu tegin niimoodi, et inimene võis mulle, nagu ütleme, mul oli see võimalik kaugravi ja et oli selline lause, nagu Jeesus mulle ütles tookord, et annad nii palju, kui saad, või sa abi said või sul võimalik on. Oli inimesi, kes siis andis 10 krooni, mõni 50, 100 ja 500 krooni ja mõni ei andnud üldse, 7 seanssi ja mitte midagi. Et on ka selliseid, on ju. Aga see, nagu pärast ma sain aru, et tegelikult et selles maailmas on inimesi, kes kasutavad ära ja selleks peab ka valmis olema, et sellepärast tegelikult nad jäävad võlgu. Ja kui see on nagu õpilane, et sa said harjutada, mina ka sain harjutada ja alles, et väga hea oli, et ma sain teha, ta lubas mulle oma keha vaadata, sest tegelikult ei tohi vaata kedagi teha ega tervendada, kui ta ei anna luba ja nii ongi. Aga et iga kord, kui te aitate, et meister määrab oma hinna ja kunagi ei ole niisama. Kui sealt võtad energiat, sealt annad tagasi ja meil oli see praegu näiteks, et oligi nagu energiavahetus, et me õpetasime ja sellega on korras, aga iga kord, kui sealt võtad, kas see läheb sinult või teiselt, et valgusel on alati, igal asjal on energia. Et nüüd, see oli siis keha ja tegelikult tulevad ka kui kehaga need ka niisugused teadmised võib-olla pärast nüüd, et mida ma võiksin näiteks süüa või kasutada või teha või mingid harjutused, et need peaksid või võivad tulla meeltesse, need ongi need inglite sõnumid, need tulevad kas sulle pildina, kindla teadmisena. Ja need võiks alati öelda sellele inimesele edasi, julgelt, usalda seda, mis oli, kui mind aitas alati, ma panin silmad kinni, tee lõike oma viis, kuidas sa usaldaksid ennast, et see, mis sa nägid, oli tõene, et need teadmised anda edasi, et vahepeal on see, et sina arvad, et see on nagu imelik, aga teine klient või nagu jah, ma tean, see on täpselt see kõlab mul vastu. Mõnikord inimene ütleb ei, tal on raske, aga siis ka usalda ennast, see on nagu see raskem koht, et vähemalt minu jaoks oli. Aga siis ma jätsin, las ta praegu olla. Aastate pärast ja niimoodi saad aru, alati usalda seda inglite juttu, et sellel on põhimõte, et inimesel vahepeal on komme kohe öelda ei, sest see on talle väga raske, et kui ta on nagu, ütleme, tervenemise juba lähedal ja ta on ise valmis ja kaasa töötanud, siis ta nagu on valmis seda sõna vastu võtma, aga kui ta ei ole, siis ta ütleb ei. Ja tegelikult alles aastate pärast ta saab aru ja alles aastate pärast ta võib öelda sulle aitäh, et täpselt nii oli.
et te võite mulle kirjutada või siin chatis või noh, ütleme pärast kirjutada, kui teil tuli midagi pähe ja me saame sellest vestelda nagu kirjadel või meili teel, et kui teil tuli midagi pähe, näiteks, et mida ma võiks kasutada või mida teha või minu kehaga midagi seoses. Et alati muidu ongi, et kui meil on nagu kaugravis, me ju otse räägime. Et nii kui noh, see osa tavaliselt toimubki, et kõne ajal, kõne katkestame ära, inimene on selles energias ja mina vaatan või no siis nagu teie vaatate ja siis helistad tagasi ja siis hakkate rääkima ja siis hakkad nagu rääkima seda, siis noh, sul on kõik vaata peas, mina joon tavaliselt isegi veel silmi nagu veel kinni ja näen kõike seda ees ja hakkan talle ka rääkima, mida siis inglid tegid, mida ma nägin ja siis need soovitused, et mis siis tuli siis kehaga, et näiteks kui seal on see koht, siis seda kasutada või too koht või mingid asju, mida ma nägin, mida kindlasti peaks inimene teadma. Inimene kuulab, võib-olla kirjutab üles, kõige tähtsam on see, eks alateadvusse, et mõned märksõnad võib ta alati teha, sellepärast on meil alati altaril see paber ja pliiats on juures. Ja tundsin, kuidas see viiruk hakkas mu kurku nagu kuivatama. Et sellepärast ongi need see diffuusor ja uus abiline, mis ei tee tossu ka, aga aitab jälle neid meeli avada ja täna see on see piparmünt ja aitab küllust ja ongi armastust, enda armastust ja kõike muud. Nii. Et siis oligi, et kirjutada. Täna teeme natukene kauem, kuna meil algus oli ka siuke nagu aeglasem minu pärast. Ja kui me nüüd vaatasime keha, nüüd siis tavaliselt ongi siis minu puhul, ütleme, et täna me nagu rohkem teie vaata, aga ma räägin, mida me sealt siis ootame edasi, et on keha ja siis läheb edasi, mina näen niimoodi, nagu sealt ongi, minu ees on nagu keha inimesel, siis on külluse tee, armastuse tee ja vaimsuse tee ja inglid nagu ütlevad ka alati, me lahendaks neid probleeme nagu igas eluvaldkonnas. Need on nagu suured valdkonnad, siis meie keha, külluse tee, vaimsuse tee, armastuse tee, armastus on nagu keskel. Ja külluse teel siis on elu eesmärk, elu ülesanne, hobid, töö ehk leib, mis meil täna leiba sisse toob. Ja Inge ütleb, nüüd võiksin ma rääkida sellest teile õpetusest või külluse nagu küllus ja üldse elu eesmärgil on hästi tähtis, ongi see tasakaalus olemine, positiivne mõtlemine ja sellel on hästi head afirmatsioonid. Inglid on afirmatsioonid. Palve oli üks, aga afirmatsioonid on üks nüüd teine teema, mida me räägime. Ja mul on ka alati paberid, kus ma kirjutan enda jaoks siis afirmatsioonid, need on minul praegu. Ja mis iganes sa teed, võtad ette, kirjutad sinna ka afirmatsioonid ja ka need afirmatsioonid võivad teile pähe tulla kõigega seoses. Ja et kui te, mida iganes te soovite saavutada või teie klient oma külluse teel, oma elu eesmärkiga, üks oli siis, mis ma andsin teile, et te kirjutate, et see täiusliku päev, et sellest saate aimu, siis paned täiusliku aasta, täiusliku elu ja sealt hakkavad siis tulema need juured välja, et mis sa teha tahaks. Ja väga hea, kui on siis nüüd juba see pilt selge ja mis sa tahad ja või üldse, mis sa tahad või kui ta ei ole ka selge, siis saab seda nagu panna suuremasse võtmesse. Need on peaingel Gabrieli poolt mulle antud küllusega seotud afirmatsioonid, mis nüüd hiljuti näiteks ongi, ma alati teen mingi elus ka millegiga tööd ja et kui ma võin olla vaimselt palju arenenud või näha ingleid, vaime haldjaid, rääkida loomade ja lindudega, siis nagu maine elu või nagu ühiskond on mul alati nagu valmistanud probleemi, et kui kõik lähevad sinnapoole, siis mina lähen juba sinnapoole, et see nagu selles, ma tahan eralduda alati massist ja samas mul pole see ühiskonna tema normid meeldinud, aga see tähendab ka seda, et kui ma ei võta osaks ühiskonda ja selle reegleid, on mul väga raske nagu ütleme selle
maisuse ja küllusega. Ja noh, et need on nagu isiklikult, aga need on andnud Gabriel ja siis, et võite ikka alati nagu palvetada endale neid afirmatsioone oma kaitseinglilt, Gabrielilt, kellelt. Ja ühed ilusamad ongi, et ma võin näiteks, mis näited on afirmatsioonidest. Mul on alati palju anda. Ma elan külluses. No vaata, kui neid juba vaadata nägu läheb nii rõõmu täis. Aga ütled endale, mul on vähe või ma ei tea, kuidas ma selle saan makstud või tehtud. Vaadake juba, kuidas läheb ja mis energiat sa välja annad. Aga kui sul tekib see raskus, siis selle asemel, et seda mõelda, et oma mõtet treenida, hakkad ütlema neid afirmatsioone. Need on nagu enesesisestused ja mõttetreeningud oma mõtte muutmiseks. Et oligi see väga tähtis, et me peame küllust looma, peame positiivselt mõtlema. Me peame olema nagu see on see usk, lootus, armastus, mõistlikkus, mõõdukus, meelekindlus, vaprus. Aga kuidas sellest püsida? Et ongi, et mul on alati palju anda. Ma elan külluses. Mul on suur rõõm teistele anda. Ma tunnen rõõmu teistele osaks saava külluse üle. Ma olen tänulik. Kõik läks nii valgeks, kui ma hakkasin lugema. See on jälle see vahva energia, mis on näha. Ma olen tänulik tehtud töö eest. Mul ei saa raha kunagi otsa. Nüüdsest päevast, see on nüüd natuke tõotus. Tõotused on veel juures, need on nagu need nagu taotlused, mille nime praegu ei lähe, aga ongi need lihtsad laused. Rohkem hetke. Või ma olen üks, mis mulle Jumal andis, et ma olen väga-väga armastatud ja maailm on turvaline paik elamiseks, mida ma siis nagu kordan. Selle andis mulle Jumal. Ma olen väga-väga armastatud. Minu elus on väga palju armastust ja maailm on turvaline paik elamiseks. Ja see on mulle hästi spetsiifilised. Ja teil ka on omad, mis olid tegelikult võtmed ja mis tulid nagu meditatsioonis ja mis aitavad ja kui ma neid korrutan, kõik muutub, mu mõte muutub, mu olek muutub ja need olid minu lahendus nagu võtmed. Et meil on alati nagu inglid ütlevad, et meie käes on võti, et lahendada ära teatud probleemid ja nende võtmete nimed võivad olla need laused, enesesisendused, et probleem ehk tuum. Et nii nagu me näeme selle energiaid, mulle meeldib, et nii on ka probleemi tuum ja me peame alati minema sinna sisse ja vaatame, endale jälle laktuseks inglisele, mis on see probleemi tuum. No praegu mingi see, mis on see tuum? See on mingi asi, mida me siis hakkame koguma, mis tekitab selle probleemi. Et inimene tuleb ka ju teie juurde alati, tal on mure, tal on probleem. Ja nagu vahepeal ka inglid ütlevad, kui teil on nagu suur probleem või kellegi, kujuta see nagu palli sisse. Pane kõik sellega seotud asjad sinna palli sisse. See on üks põhi. Pane palli sisse ja täida selles kuldse valge energiaga. Ja palu inglitel see tervendada. Nagu kujutad ette, annan teile visualisatsioon, tuleb ingel, annad tema kätte ja ta viib üles Jumala juurde. Ja kui inimene tuleb, siis sina nagu sellega tegelikult sa kaardistadki oma probleemid. Et kaardista oma probleemid ja mured, pane need kõigile nimi, pane need palli sisse, täida kuldse valgusega. Ja siis hakkab tulema lahendus. Siis tulebki see palve ja meditatsioon, kus me otsime neid lahendusi. Aitame alati ennast ja teisi. Igal asjal on tegelikult alati ongi ka 5 teed. Et kui inimene ütleb, et tal ei läinud elu nii, nagu sa ütlesid, siis tegelikult on see, et inglid annavad alati kõrgema tee. Nagu me rääkisime see 5 teed või mis mul on see 5 teed ja see kõrgem tee on see, mida annavad inglid. On alati tume tee, on ühiskonnatee, on hirmud ja kahtlused, ehk kust tulevadki see depressioon, ärevushäired. No see on uus tee, mis on ootamatu või täis valgustumine. Et alati on võimalik igal probleemil 5 lahendust. Ja samas on ka 5 lahendust ka kõrgemal probleemid alati. Ja siis ongi see, tegelikult lahendus tuleb alati lihtne, kerge, täiesti võimalik ja nagu kuldne kiir, mis läheb läbi, nagu sümboliseeribki see kõrgem tee, see kuldne kiir, mis läheb läbi sellest probleemist.
ja kui see üks probleem on lahendatud, tuleb järgmine. Nii meie elus on. Samas ei tasu ka muretseda, et meie elus on probleemid, siis tähendab, et me oleme elus, meil on mida siin teha. Ja et teisi aidata, tegelikult meil on vaja empaatiat, tõelist soovi aidata inimesi, inimkonda. Sa tõesti hoolid sellest inimesest, sa tõesti südamest tahad teda aidata. See on tegelikult see ingliteraapia, see on tegelikult see, kuidas sa aitad kedagi. Väga lihtne on vaata omadele, sa ei tahad, sa armastad teda piiritult, sa tahad aidata, aga seal võib olla, et natuke üle võlli võib minna, et seal peab olema jälle see, et sa ei astuks mingeid samme. Väga kerge on nagu üle pingutada ja enda peale näiteks võtta asju, mida sa ei peaks. Näiteks, et seepärast võib-olla isegi võõrast inimest tema eest palvetada, kõik on lihtne. Sul ei ole tähtis nii väga, kuidas see korda läheb. Või nagu see on ju, et see nagu valulikum, kui see puudutab meie lapsi, meid ennast, meie väga lähedasi. Teist on natuke võõrast inimest on kergem aidata, kui on see inimlik soov teda aidata, see inimlik empaatia võime. Et see peab olema ja kindlasti tuleb ka teile ette inimene, keda sa ei suuda aidata. Ja siin ongi, miks ma ütlen seda, et ma ei tee seda raha pärast, sest ma ei tee, et kui sa ütled seda mõtte, et ma teen seda raha pärast, siis sa nagu võtad iga ühe vastu. Aga igat ühte ka ei tohi aidata ja väestada. Ja kui sul ei teki tema suhtes seda valgusenergiat, siis tegelikult ta ei saagi nii palju abi. Või see, et näiteks väga halba inimest ju ei tasugi. Et kellele sa annad oma väge. Et kui sa ikka tunned sisetunne, et sa ei taha teda aidata, siis sul peab olema see vabadus öelda ei. Et see ei tohi olla uueks lõksuks või ei tohi sattuda kodustatud selgeks nägijaks, nagu minu elu õppetunnis oli. Et sa oled nagu kohustatud kedagi aitama, et seda ei tohi ka juhtuda. Ega tohi ka kõiki vastu võtta, ega sul ei ole mingi kohustust, et ei ole mingit nagu paljud oled, et mingi nagu osadel, nagu Kaikalaine rääkis, et tal on mingi karma, et ta peab neid inimesi vastu võtma. Inglitega tegeleja seda kindlasti ei ole ega ole vaja, et see on meie nagu püha soov inimkonda aidata, muuta ja inglid väga valivad, keda ja mis nagu toovad neid inimesi. Aga ikka satub ka mõni nagu tilk tõrva meepotti, et võite ikka kohata inimesi, kes ei soovi head. Nad saavad võib-olla, ma tegin ükskord nii suure kaitse, et nagu ei tulnudki läbi enam. Minul oli nagu suur asi oli õppetund ennast kaitsta energiat. Ma olin väga avatud kõikide nagu ja nägin ainult head ja minu üks anne ongi näha inimeste nagu seda kõrgemat mina. Ja see on väga raske uskuda või näha seda tema seda pettemet poolt või kes ta nagu, keda ta tegelikult siin ühiskonnas etendab ja selline et peab oskama ka ennast kaitsta, et valgus nagu kuidagi, et ongi, et Miikalit kutsuda, aga kuidagi peab alati hoidma kõrgemas ja kui me nüüd langeme madalamale, siis seda kaitset ei ole. Ja mina ei saanud aru, et teiste inimeste energiat tulid minu peale, et kus olen mina ja kus on siis teine, et näiteks kui ma näiteks kõnningi isegi ringi, kui kolmas silm on lahti, peab väga hakkama vahet tegema, et näiteks kõnnin, siis tuleb järsku energia, Tartu ja see energia saad, ma olen bussijaamas, kus tavaliselt bussid peatuvad, kes tulevad Tartust ja mujalt. Et nagu isegi tänaval mõjutab see energiat vahepeal ja see tervendusenergia ja kõik, et see tee on selline meil kõigil nagu eriline, et väga peab, et üks asi on andmises, teine asi on nagu kaitsmises, ongi see tarkus, et sa teaks, kuhu ja keda sa aitad. Et samas nagu kui sa oled alati valgus olnud, see kunagi ei ole niisama, aga raske on see, kui sa ise saad kahjustatud, et ennast peab ka väga hoidma, ei tohi tühjaks lasta. On kuidagi kerge tekkima inimestel, kes aitavad. Et alati peab oma energiat hoidma. Nagu, et kui tervendad, siis alati, kui kedagi puudutad, siis kui mul oli näiteks pikk päev ingliteraapia, sa lähed nagu sinna sisse,
sa ei taha isegi süüa, juua ja sa oled selles imelises energias. Lähme 15 minutit üle, on ju, et nagu me see läks või vähemalt 10, ja hästi hea asi on võtta meresoola ja panna peopessa, et see tõmbaks ära need negatiivsed energiad. Ja nüüd ka mind puudutasite ja ma alati kõigil, kes mind aitavad peale seda, kui te lõpetate, võtate soola või meresoola ja panete peopessa, lasete kraani all ära voolata, et mis iganes oli, see läheks ära, et alati midagi ei jääks peale. Ja teine asi tähtis on lõigata läbi kõik energeetilised sidemed, mis kurnavad, väsitavad ja elujõudu ammutavad. Et kui me oleme ka olnud nüüd nii suures ühenduses, me peame lõikama läbi, et tehke ka siis see kaasa, et lõikame läbi kõik energeetilised sidemed, mis kurnavad, väsitavad, elujõudu ammutavad. Ja kutsume peaingel Miikaeli enda juurde ja näeme seda juhtumas. Kujuta võimas peaingel Miikael tuleb sinu juurde, võtab valgusmõõga ja lõikab läbi kõik need sidemed. Sa võid näha neid torudena, tumedate torudena või mingite pruunide või kõik, mis on nagu negatiivne, lõikad need sidemed läbi. Armastuspõhiseid sidemeid ei lõigata või valguspõhiseid. Lõikad need sidemed läbi ja tänad. Lased minna. Aitäh. Ja tänad Miikalit ja nagu saadate ära. Ka duši all tasub teha siis nagu sellist valguse puhastust, et paned selle nagu meresoola siia pea peale ja lased selle nagu kehal mööda alla, see puhastab aura ära. Pärast teise aitamist alati tasub hingata värsket õhku, juua vett või teed ja ka üldse, kui on olnud mingi selline energeetiline ja minna nagu jalutama. Et see puhastab nagu loodus ja haldjad puhastavad ära, kui vaatad just pilvi, puulatu või kõrgevad energiat, kõik saab puhtaks ja saab nagu loodus paneb sind uuesti jälle kõik paika. Luba ka midagi ilusat endale või head. Alati see mida mina armastan, see läheb sind energiaga. Et saa teadlikuks millegist, mis sulle meeldib ja mis sulle on alati käepärast siin ja praegu, mida saad alati võtta. Ja kui sa seda kasutad, sa täitud imelise energiaga. Et saagi hästi teada. Naistel on alati see hästi palju detaile tavaliselt ja see on väga lihtne teab saada. Ja jõuame veel tagasi, mis ma alustasin, et alati ringi, et kui naistel oli siis see püha kraal on see, et ilu enda eest hoolitsesime ja tegelikult iga nägu, et kui me teeme näiteks massaaži või et meil läheb siit pinged ja need ära, miks oli see, et naiselikkus ja meie tõelise energia saamine on nagu teiste naistega suheldes, tehes iluprotseduurist, me kogume ka siia nagu pinget. Ja see juba aitab ära. Ja et see hoolitsemine ei ole mitte ainult ilu, vaid ka näiteks ka sõrmeotstes, näiteks kui on iiveldus, siis sõrmeotsi puudutada või ongi peavalu, siis siit käest nagu masseerida ja kõik edasi. Et siis ongi, läheb hea maniküri juurde, tihti inimestel, ma tunnetan näiteks, kui ma olen läinud nende juurde, et neil on, nad ei tea ise, aga neil tervendusenergia hakkab pihta, nad ei tea, neil on, ja lihtsalt hakkabki seda rohelist kuldset valgust minu sisse voolama. Ja kui ma olen öelustanud, mida, ma ei tea, üllatus. Aga kui ma seletan, et ma olen natuke selged ja nii ja naa, siis nad nagu saavad. Et need ongi, et kui lähed maniküüri, ta tervendab. Juuksed, keegi teeb väga hea massaaži, näohooldus, kõik kehahooldus. Et sa võid ka leida, ütleme, et kui sisterhood ei saa, et leida selle väga hea inimese, kellel on see tervendusenergia, kes siis sind aitab, et sa oleks korras. Ma tulen selle juurde, aga meestel siis kähku, et ma ikka jõuaks ära rääkida, mis meestel siis oli. Üksi sauna, pudel viina kaasa. Kaasa võib võtta ainult oma hea sõbra või meesterahv, mitte ühtegi naist, et koer võib olla naissoost, kui ta on truu sõber. Ja siis ta seal mees istub sauna ees, mõtleb oma mõtteid, ronnib mees puu otsa või möörgab nagu karu metsas või hunt ja tunneb seda mehelikku väge ja energiat, räägib ainult selle mehega, keda ta usaldab. On seal siis, kui on väga raske probleem, siis 3 päeva
et noh, et kui see pudel viina, vaata kui raske, et mees võib siis juue nagu ka ütleme kvaliteetset juue ja suitsu võtta, et seda nad minu jaoks oli küll seepärast nad kasutavad me ei räägi siin joodikutest ja nendest, kes eluga hakkama saame, lasteks on jäänud, vaid me räägime meestest, kes on tublid, korralikud ja kuidas nad oma stressi tervendaksid. Eks nad siis seal saunas ongi vihtlevad, teevad mingeid asju ja see alkohol neile. Et meie naised oleme näiteks õnnistatud, mis ma mõtlesin, nagu ma nagu võitlesin jumala, mis sa meile päevad panid ja ma pean nüüd siin kannatama. No jumalanna tee peal. Ja siis jumal ütles, aga kuidas sa oleks teinud teisiti? Kuidas sa saaksid selle vere teisiti välja, kui mitte krampidega? Kuidas saaks, et see beebi oleks sinna jäänud? Et see füüsiliselt oli vaja, kui sa teed teisiti loo. Aga kuidas oleks olnud teisiti? Siis mul oligi, see on täitsa loogiline. No, mis ma siin sõdin, see on loomulik asi, võtta arvesse. Ja kui juhtub selline asi, et on päevad, ja mitte juhtub, seda juhtub iga kuu, et on päevad, siis võtad arvesse, oled rahulikult, hoiad ennast soojas, kaitsed, hoiad seda ja õnnistud, et sa oled naine ja sul kõik asjad on korras, sa saad lapsi. Ja peale seda mul päevadega nii muret küll ei ole ja mida enam on valud, nagu nad ütlevad, et tegelikult tuleb see krambid ja see kõik krampad, tunnete, kuidas te muutute nagu pehmeks ja lödiks selle päevade ajal ja tahate ainult pehmet, et tegelikult naine elabki sellepärast kauem, et ta võtab selle, et see keha, need krambid lõdvestavad ta kogu keha ära ja pinged lähevad ära, et see on tegelikult püha see asi ja see tegelikult aitab meid, aitab pingeid leevendada ja kui me hakkame turtsuma, siis tegelikult me laseme välja selle, mis meil hinges, me julgeme välja lasta selle, mis meid tegelikult pakitseb. Et kui see läheb väga hulluks panna, siis ongi kirja, et sellel ajal võib väga kasulikult panna kirjad, mis mind siis häirib, et mis mind elus siis raskeks teeb, et meid peetakse siis nagu emotsioonset tasu maha suruda, see on tegelikult õpetaja, et mis sul elus siis, et see lõpuks tuleb välja, et sa ei saa seda tagasi hoida, sa ei hoia. Ja mis öeldakse, et mehed on haiged või kinnised, et neil ei tule see välja. Sest neil pole seda programmi. Nad peavad ise tegema. Nad peavad minema siis metsa, ise rääkima. Nemad peavad eluga seda endale tegema, ise endale ütlema ja leidma. Et meie peame elu kandma ja et see programm käest ära ei läheks, on meil natuke nagu lastelgi vaata on see programm sees, et ta kasvab, ta areneb, et see kõhus areneb ja meil on siis nagu elu lõpuni, et see programm, et me nagu oleks terved. Et see on see päevadega seotud veel. Aga mehel siis aitabki tegelikult selline nagu seda, nagu sellest maailmast ära ongi siis ongi see nagu iidsed indiaanlased on see suitsetamine, hea tubakas, siis me räägime, see tekitab rahu ja nägemusi. Kui naistele ei soovitata üldse sigaretisuitsu, meil ongi siis see viiruk, lõkke, küünal. Mehel võib olla see, kui ta on raske seal metsas, ta ei häiri kedagi, see saun nagu kehast saab ära ja siis alkohol, mis puhastab siis organismi, igaüks siis oma kogus loomulikult, et see lihased läheksid lõdvaks. Seepärast see maailmas üldse on ja ongi. Ja jälle iga asi on kogus sul on mürk, see on tervenduseks, kui see on tervenduseks, on see hea, kui seda kasutatakse iga päev. Kui me hakkame iga päev köharohtu ka võtma, mis sellega juhtub, on ju. Iga asi omal ajal, et need olid siis mehelikkus ja naiselikkus ja kuidas siis aidata meest oma meest ja kuidas siis aidata ennast, et naisel siis ongi see naiselikkus, et siis ongi, et ülesandeks tuleb siis palvetage nädala aega, iga asja peale kirjutage palvest tulevaid nagu afirmatsioone, mis pähe tulevad, positiivseid enesesisendusi. Ja teisena siis ka nagu, mis peaingel Tšaamoel, armastage ennast. Et ma mõtlesingi, et mis ta see oligi siis see naiselikkus, mida me rääkisime, see, et peaingel Tšaamoel. Ma tahan selle alla panna. Ahah, ma tahtsingi siit võtta. Mul on, see on poes ka müügil, et aitab väga naiselikkust ja üldse, et südametsekrat avada ja mis me ka rääkisime, et inimkonda armastada ja teenida. Selleks on siis peaingel Tšaamoeli energia, peaingel Rahval muidugi tervendab ja siis roosa kvarts. See ei näe nii roosa siin välja pilmis, aga tegelikult ta on nagu
et kui sa paned näiteks selle käe ümber, sul on kogu aeg meeles ja ta teeb tööd südame juures või tunned, et teise käe juurde on, siin on muidugi inglid. Et ja kui inimesed näevad seda, siis sa oled armastuse energias ja see aitab teil saavutada tingimusteta armastust, avada oma südant. Teraapial võib see alati käes olla. Aha, ja Miikal ütleb, et alati tegelikult, et kui sa oled nii avatud ja roosa, oleks vaja tegelikult midagi sinist juurde, mis kaitseks. Et võib-olla ka nagu rist või mees kõrval, aga et sinine, et tegelikult alati väga avatud süda vajab alati kaitset, et olge valmis, et inimestele halvadele meeldib rünnata väga avatuid inimesi, et seda tasub siis nagu arvesse võtta. Et kui te lähete üleni roosas, siis te olete nagu ütlema halvale ka natuke märklaud, et ma seda ei teadnud, pärast sain teada, et kas või sinine värv või midagi sinist, et oleks kaitse või panna endale alati kaitse peale. Et maailm ei ole need alati, kuigi et maailm on turvaline paik, aga me peame arvesse võtma neid ohtusid ja ennast kaitsma ja kaitsma õppida on vaja. See tiigri silm, näiteks sinine, sobiks. Ongi naised, tumesinine. Kas või salli paneks näiteks ma sinna peale või tumeda sinisega, jope või kampsune. Et see aitab nagu kaitsta. Ja. Ma ei tea, mind teeb alati nii kurvaks, et selline asi üldse maailmas on. Ma vist elaks jah, nagu lapsed, vahepeal mulle meeldivad unicornid ja nagu tähendab need ükssarvikud ja inglid ja elaks nagu rohkem selles, aga peame elama siin füüsilises maailmas. Ja rõõmu tundma, et tegelikult ongi, aga keskenduda saab alati positiivsele. Tundsin, et keegi lastest vist on koridoris. Taavi, armandamist koridoris. Ma lõpetan ära, siis tule tagasi, siis lõpetame ära. Vot sellised nagu, kui see tunne nagu läheb suuremaks ja ma tundsin, nii tugevalt tuli sisse, laps vajas abi, et ma olen teises toas, et pidi kohe minema. Ja et mida enam nagu ongi, sa avad enda nagu kolmanda silma või üldse selle tundlikkuse, siis seda näevad ka teised ja peab oskama siis vahet teha, et keda sa aitad, keda sa endale ligi lased, mis tal siis tegelikult kavatsused on. Et hea on avatud olla, aga peab olema nagu ka tark. Et vaata, kutsuma peaingel Miikali, kaitseks nagu suur vanem vend, et appi. Et seepärast nüüd ma saangi aru, et iidsetes kultuurides, miks oli, et alati naist saatis nagu vend või isa või et oleks turvaline. See läks muidugi absurdsuseks seal Araabia maades, et võetakse nagu vabadus ära, aga iidselt on ta nagu ju tegelikult positiivne. Nagu ma ütlen, kui nüüd olen avatust südametsakraga rõõmus ja naeretan, siis tegelikult mind alati rünnatakse kuskil või keegi või inimesed hoopis naeretavad, et mõni ikka püüab rünnata sellist väga avatud ja rõõmsat inimest, kui nähvata või midagi öelda, et ei kannata seda ja see teeb haiget. Samas jälle mõned inimesed just näiteks julgevad tulla abi küsima või lapsed pöörduvad alati minu poole või lapsed naeratavad, vaata, kui sa oled selline või tulevad rääkima. Loomad muidugi tulevad alati minu juurde, et looma pidavad alati, miks ta sinu juurde tikub või te paistate talle meeldivat, talle ei meeldi kunagi mitte ükski inimene, nüüd ta tahab teie juurde tulla. Et sellised asjad juhtuvad avatud südamega, avatud, kui te olete inglienergias, pange seda tähele, et see on tavaline. Teiega hakkab kindlasti, ma rääkisin seda põhjusega, ütleb, et te avasite väga suure asja ja ma räägingi teile seda, mida ma ise ei teadnud, minule seda keegi rääkinud, et olge nagu
mitte ärge nüüd hirmu hakake tundma, aga olge lihtsalt valmis, et kaitske ennast, et mind lõid nagu sellised asjad vahepeal nagu rööpast välja, endast välja, teki alla, depressiooni, et maailm, miks nad siuksed on või niimoodi, ja kui te lähete nagu elus edasi, võib järsku mingi lähedane inimene näiteks ära keerata ja hakata teid ründama, siis andke talle andeks, saatke talle hästi palju valgust ja teadke, et sellised tumedad, kes püüavad teid takistada teie imelisele valgusele teel, saatke talle hästi palju valgust energiat, ärge ise nagu minge teda, vaid tundke kaasa, et tal oli mingi nõrk koht, kus ta sai sisse, et tema nagu tegelikult sel hetkel ohver ja sa ei pea nagu keskenduma selle, mida ta iganes ta ütleb või teeb sulle, eriti kui see on nagu mitte talle omane, mingi järsku tulnud ja selline üllatav, et ka võib-olla mingi kassapidaja või keegi või et ärge siis seda südamesse võtke, et teate, et see on lihtsalt tumeda viis teid sellelt teelt eemale hirmutada, peletada ja et ta ei aitaks inimesi, et tumedatele üldse ei meeldi, et see tasakaal paigast ära läheks, et te nagu aitaks või teete ja noh, eelmine tund me vaata lugesime ka need nimed, et need tuleb teada, arvesse võtta ja nendega tegeleda, nagu igale oli see valguse vaste. Et kui vaja, siis saab see uuesti nagu läbi võtta. Võis lihtsalt korrutad usk, lootus, armastus, mõistlikkus, mõõdukus, meelekindlus, vaprus, vaatad lilli, loomi, päikest ja keskenduda ongi see süda, rist ja ristikein. Need 3, kas või usk, lootus, armastus, kutsuda oma kaitseinglid appi, kutsuda ingleid. Igal pool, kus lähed, tegeled nagu endaga või nagu võtad need. Ja kui tuleb probleem, kujutad ette, et see on kuldne, võtad saatest teadlikuks ja tegeled, paned kirja, teed palve või teed ta korda, saad kohe lahendused või annad selle inglitele lahendada. Lähed meditatsiooni, mis me oleme läbi teinud, et kõik te võite kasutada seda meditatsiooni, kui me teeme nüüd läbi seda kaugravi, mis me teeme. Ja seal ma annan teile see, kui te ei ole varem leidnud või vaadanud seal lingi, mida teha see meditatsiooni läbi, seal on see samm-sammult, kuidas seda läbi teha ja selle võite alati võtta, minna läbi selle värava, nagu sellepärast ongi see kaugravi on ka selleks, et te saate selle värava, et minna sinna kohta, kus ennast ja teisi tervendada. Jah, nüüd läkski, sai otsa. Et ongi, et see osadega me kohtume nüüd siis ingliteraapia kaugravis, mis on siis, tulebki välja väga-väga oluline. Et ongi, et ma annan teile selle värava, kuidas ennast aidata, kuidas teisi aidata ja seda meditatsiooni alati teha. Ja me teen ka puhtaks ja inglid teevad siis muidugi oma, aitavad rohkem kui nüüd maineterje saaks, mis ongi see alati ingliteraapia mõte. Ja siis kõigiga räägime edasi, et muidugi tuleb siis ka kohtumine, et siis see on see pühitsemine, et ma täna, kui inglid rääkis mul hommikul sellest olulisest, et see kaugravi ja siis see kohtumine ehk pühitsemine, kus ma annangi sulle energiat, avan kõik need kanalid, et tegelikult peale seda peaks olema need sastuuksed välja, sul on teine, nagu sa kohe näed rohkem teed, sest läbi minu saab see tulla. See, et avada need kõik lahti veel rohkem, et see nagu ingli pühitsus, teha ingliteraapiat. Et see on selle osa. Et kui ongi, et kui ainult kuulata, siis see jääb nagu raamatuks ja see on väga hea, aga et päriselt saada ingliteraapia, päriselt hakata aitama, et siis on tegelikult seda pühitsust vaja. Et nii oli ka minul ja nii see on ka vajalik teistel, et anda edasi see. Või vähemalt anda edasi, mida mina saan anda, mis oli see Terje Mölder ingliteraapia. Et mina võin ka olla lihtsalt osake, et nagu raamat või üks pärlige, mis ma rääkisin, üks õpetusest ja iga inimese tee on imeline ja kordumatu. Ja võtamegi siis kokku, et aitäh, et te siin täna olite, oli väga suur töö, olite väga tublid. Saime väga palju tehtud ja võite ennast õnnitleda esimese nagu kaugravi või selle tervendamise distantsi tagant selle eduka lõpetamise puhul. Aga jah, aitäh teile ja imelist nädalat, imelist elu ja kuuleme, näeme peatselt jälle.